Tere! Mina olen Kaarel. Nii, on kuulda. Mina on Karl ja hoiatan ette, see on esimene kord, kui me Karliga lava jagame. Jah. Mina olen Kaarel, mina olen privileegi pime. Enam-vähem kõik, mis Tallinnas toimub, on mulle ühe korraga nii kättesaadav kui ligipääsetav. Aga mind on õpetatud märkama, eriti viimase 3 aasta jooksul. Paar inimest siin saalis ees reas, keda ma tahan tänada selle eest. Tänu teile ei ole ligipääsetavuse küsimused minu jaoks, nad on teinud väga palju samme teoreetilisest kuidagi praktilisemateks. Aitäh sellest! Ja ma vist julgen öelda, et ma tajun suuremat muutust. Tajun seda, et ligipääsetavuse küsimused ei ole enam kitsalt sotsiaalvaldkonna nurgas, vaid me päriselt käsitleme neid teemasid alati suuremate otsuste ja kõik võimalik erinevate eluvaldkondade kontekstis. Seda Tallinna linnas ma tajun. Ja Kaarlil on õigus ja mul on alati hea näide, et vestlusest ühe tuttavaga. Et rääkisime ligipääsetavusest ja tema ütles niimoodi, et sa ei pea mõtlema kellegi teise nahka või kingadesse, vaid mõtlen enda omadesse. Et mis see ligipääsetavus on? Minu esimene näide oli see, et läksin restorani, mul on 2 tütart ja siis oli seal väiksed lapsed, mähkimislaud on vaja ja ainuke mähkimislaud oli naiste WC-s. Et hästi praktiline mure. Et ei olnud tegemist liikumisraskusega, nägemispuudega, millegi muuga, vaid lihtsalt mina jällegi täiesti nii nagu Kaarel, ühtegi muret ei ole. Avastasin, et on mingi uks, mis minu jaoks on suletud. Teine teema, sama lapsevankriga käimine. Kaarlil on nüüd värskem kogemus, on ju. Et see sama kesklinna sotsiaalosakonnas oled käinud trepist alla, sealt ei saa vankriga. Et need on need praktilised igapäevased mured ja need ei ole mitte ühe spetsiifilise erivajaduse mured, vaid need on tegelikult meie kõigi mured. Et kui me need lahendame ära, siis on kõigil parem. Ja ma väidan sama on ka kultuurisündmustega laiemalt. Jaa. Aga see, et me nende teemadega mingis mõttes igapäevaselt tegeleme, see ühelt poolt on väga tore. Teiselt poolt ma arvan, et iga päev saab ka selgeks see, kui veel ebaühtlane on tegelikult teadmine. Me oskame küsida mingeid küsimusi, aga vastused neile on väga ebaühtlased. Sageli need teadmised on puudulikud. Sealt saame edasi, kui teadmised on puudulikud, siis on ka hoiakud. Ma ei taha öelda hoiakud puudulikud, aga hoiakud väga erinevad. Ma jätan kasutamata suurepärase võimaluse hakata laulupeost rääkima siin. Ma ei kahtlegi, et see täna jutuks korduvalt tuleb ja samal ajal ma annan endale aru, et siin saalis ei ole vaja hakata argumenteerima või rääkima või kaitsma seisukohta, et loomulikult on Epicoorile liiga tehtud. Aga et me sellest praegu räägime, on minu meelest esiteks see sama tõestus sellest, et me tegeleme nende teemadega. Me tegelikult peame seda debatti, mis on vajalik või mitte isegi debatti, mis on vajalik, vaid räägime teemadel, mis on olulised. Ja samal ajal oleme valmis siia kogunema, et õppida, arutada, tutvustada, et see teadmine ja need vastused saaksid aina rohkem ühiselt jagatud ja oleksid paremad. Ja võib-olla siis lõpetuseks nii palju, et Epicoori nimetuntus on kasvanud ja see on oluline, aga need ei ole teemad, mida peaks edasi veeretama. Et hästi paljud asjad ei nõua miljoneid eurosid või kõike muud.
meil on Tallinnas on ligipääsetavuse fond, 300 000 eurot ei ole suur summa, aga kõik need nii-öelda füüsilised takistused paljuski saavad lahendatud. Kultuurivaldkonnas raamatukogud saavad see aasta kõva uuenduskuuri. Tekib esimene jõusaal ka ligipääsetav, mis on suveks valmis. Ja see ei ole mitte sellepärast, et meil oleks üks või teine objekt valmis, vaid just nimelt selleks, et seda teadlikkust tõsta. Ja mis võib-olla on kõige olulisem, on see, et see teeb elu ka teie jaoks kergemaks. Nüüd viimased 6 aega on meil Tallinnas on linnavalitsuse pressikonverentsid on viipekeelsed. Aga mis me avastasime, et probleem on see, et teenusepakkujaid on väga vähe. Kui meil oleksid nüüd kultuurikorraldajad kui sellised, oma üritustel seda teenust aktiivsemalt kasutaksid, tekiks meil nii-öelda eraldi, ütleme, pakkumine laieneks. Neid teenusepakkujaid oleks rohkem, mis omakorda ühelt poolt toob hinna alla ja teistpidi tagab nii-öelda siis väga paljudele inimesele kultuuri ligipääsetavuse. Ja see on ainult üks näide. Et võib-olla see sama inspiratsiooniseminar seda eesmärki ka täidab, et me võiks täna jõuda tulemuseni, mis need kokkupuutepunktid on, selleks, et võidaks terve ühiskond. Ja korraks nagu tagasivaade eelmisesse aastast, ma mäletan, eelmisel aastal me kogunesime nagu esimest korda, see käivitus oli üks toetusmeede, millest Marja kohe räägib. Ma mäletan 2 asja sellelt aastatagusest ajast. Üks, mis täna siin saalis teeb rõõmu, oli see, et me tegelikult nagu vaikimisi pidasime iseenda eesmärgiks seda, et meil oleks kultuurivaldkonna korraldajaid saalis omajagu kõvasti. Ja täna on teid siin palju rohkem. See on väga äge, sest tegelikult see on üks oluline sihtgrupp, kelleni me tahame nende teemadega jõuda. Ja teine asi siis on selline ei, ma ei tee liiga, kui ma ütlen, on selline ütlemine nagu fake it till you make it, et aasta tagasi ma rääkisime ka alguses ja päeva jooksul kõvast sellest, mis linn teeb, mismoodi me sellest mõtleme ja nii edasi. See oli üsna selline, üsna palju oli veel sellist nagu enda veenmist seda juttu rääkides. Täna, aasta hiljem, seesama, mis Karl just ütles, et tuleb meie linnana, peame nagu ise olema eeskujuks. See, mis Tallinna linn tegi merepäevade kontekstis või see, et tõesti 6 aega tagasi, kusjuures idee oli ju palju varasem, et aga 6 aega tagasi tõesti viipekeelne tõlge linnavalitsuse pressikonverentsil algas. Ja see, kuidas me täna räägime ligipääsetavust, ütleme ka pärast seda merepäevade meie jaoks nagu edulugu või arusaamist, kui palju on võimalik teha, see, kuidas täna hommikul, eile hommikul rääkisime Tallinna päevast, instinktiivselt küsime teiselt laua taga, aga ligipääsetavuse küsimust, aga see koht. Ja see, et spordipealinn avanes suusapäevaga, kus oli juba ühel hetkel elementaarne, et Murdmaa suusakelk, mäe suusakelk, mitte et mäe suusakelku oleks Eestis lihtne leida, aga põhimõtteliselt me leidsime nad üles ja tõime sinna kohale, et need teemad, et ma täna julgen öelda, et Tallinna linn on iseenda asjade raames. Tegelikult me saame öelda, me saame nõuda teistelt või rääkida sellel teemal veenvalt, sest me oleme teinud ja pingutame ja oskame palju rohkem natuke aega tagasi. Aitäh teile! Ilust päeva meile!